Tšau, teine osa. Nüüd me räägime sellest, kuidas me jääme magama. Meie magama jäämine sõltub peamiselt kahest asjast. Esiteks circadian rhythm, mis on siis öö ja päeva rütm. See on meie selline bioloogiline kell, mis kestab umbes 24 tundi. Ta määrab seda, kuidas me magama jääme, meie hormoone ja ka meie energialeveleid. Näiteks kell 5 päeval meie lihastes on kõige rohkem jõudu või kell 10 hommikul me oleme kõige ärevamad ja kõige keskendunumad. Ja ta mängib väga suurt rolli ka magamisel, näiteks kell 2 öösel meil on kõige sügavam uni. Kuid see pole kõigil päris sama, meie öö ja päeva rütm on veidi nihkes, umbes 20% inimestel on see nihkes. Ja mõndel inimestel on see ettepoole tahapoole, aga näiteks kui minul oleks normaalne minna kell 10 magama, siis mõndel inimestel võib-olla on parim aeg minna magama kell 12 öösel. Kuid see tekitab väga palju probleeme meie tänapäeva ühiskonnas, sest et kui ta läheb kell 12 magama, ta peaks ärkama kell 9, aga kool algab juba kell 8. Ja tõesti, nendel 20% inimestel, kellel on see öö ja päeva rütm teistsugusel ajal, siis see pole tegelikult nende süü. See lihtsalt on meil evolutsiooniga niimoodi läinud, sest et kunagi, kui me elasime näiteks koobastes ja oli ohtlik, siis oli alati vaja valvureid, kes oleksid üleval. Ja kui inimeste öö ja päeva rütmid on erinevad, siis ei olnud kunagi olukorda, kus kõik magaksid. Ehk siis inimesed said paremini valvata üksteist. Aga tänapäeval see on lihtsalt tülinaks, et mõndadel inimestel tõesti on väga raske jääda magama kell 10. See öö ja päeva rütm kontrollib ka meie tujusi ja kehatemperatuuri ja ka erinevaid hormoone, et kui tema arust on aeg minna magama, siis ta hakkab tootma melatoniini. Kuid see öö ja päeva rütm ei ole nii enesekindel, kui võib mulje jääda. Ta tegelikult sõltub väga palju välistest asjadest, päikesest, harjumustest, sinu toitumisest ja ka ümbritsevast või sinu kehatemperatuurist. Teiseks on adenosiin, mis on siis nagu unevõlg, et iga tund, mis me üleval oleme, ta siis kasvab tasapisi ülespoole ja kui me jääme magama, siis ta väheneb. Ja kui sul on palju adenosiin, ehk siis sa oled kaua üleval olnud, siis ta nii-öelda sunnib sind magama jääma. Ja tavaliselt, siin on üks joonis, kui nende kahe vahe on kõige suurem, ehk siis sul on palju adenosiin, sa oled kaua üleval olnud ja sinu circadian rhythm, mis siis määrab tihti sinu ärkvelolekut, on kõige madalamal, ehk siis ta ei taha enam, et sa oleksid ärkvel, siis sa jääd magama, sul on kõige unisem tunne. Kuid alati nad ei ole omavahel nii-öelda sünkroonis, sest et kui sa oled terve öö üleval näiteks, siis sinu circadian rhythm, bioloogiline kell, vaatab ikkagi, et on hommik kell 6 ja ta üritab sind hoida ärkvel, aga näiteks siis sinu adenosiin, mis on terve üleval olnud, on kogu aeg ülespoole läinud. Nii et näiteks kell 3 öösel sa oled rohkem unine kui näiteks kell 6 hommikul, kuigi sa oled tegelikult kauem olnud üleval. Nii et alati nad ei ole sünkroonis. Ma arvan, neid süsteeme te olete ise ka tunnetanud, sest eks meist vist kõik on olnud mõnikord üleval rohkem kui 24 tundi. Kuid nagu need süsteemid on head, kui nad ei oleks nii mõjutatavad kõigest, mis meie ümber toimub. Nagu ma ennem rääkisin, siis meie bioloogiline kell on väga mõjutatav meie ümbritsevast, ja ka adenosiin on näiteks mõjutatav kohvist. Ja nüüd ma annangi teile veidi selliseid soovitusi, kuidas paremini magama jääda ja mis need erinevad probleemid siis nende kahe süsteemiga on. Esiteks väga tähtis on õige ajastus, nagu ma ennem ütlesin, siis suurel osal inimestel on õige hetk minna magama kell 10 õhtul. Ja näiteks, miks me ei saa hommikul väga magama minna, ongi sellepärast, et meie bioloogiline kell ütleb, et on aeg ärgata, sest et õues on juba päike. Seepärast öösel töötamine on väga ohtlik, sest et need unetunnid hommikust ei ole lihtsalt enam nii kvaliteetsed, sest et meie keha pooleldi tahab üleval olla. Et sellepärast mingi turvatöötajad ja inimesed, kes nii-öelda peavad öösel üleval olema, nende tööd makstakse rohkem, sest nad tegelikult rikuvad oma keha. Teiseks, proovige saada hommikul päikest ja õhtul pimedust. Esiteks päike äratab sind hästi ülesse
ja sa oled energilisem päeval ja siis õhtul pimedus näitab siis sinu bioloogilisele kellale, sinu öö- ja päeva rütmile, et aeg on minna magama. Ja kui ei ole piisavalt pimedust, siis ta ei pruugi hakata õigesti tootma melatoniini. Ta vägagi sõltub sellest, et on pime, nii et ära maga äkki töötava tulega või meie järgmine punkt, ära ole telefonis ennem. Sest et kolmandaks on siis telefon, on ju. Et telefonist tuleb väga palju sinist valgust, mis on väga ere ja hoiab meie aju ärkvel ja siis me ei tooda melatoniini, et jääda magama. Teiseks, miks telefon halb on sellepärast, et kui sa kasutad sotsiaalmeediat või üleüldiselt telefoni, siis see hoiab sinu aju aktiivsena, aga enne magaminekut sa ei taha tegelikult, et su aju oleks aktiivne. Aju peab minema sellisesse nagu uimasesse moodi veidikene, nii et duši all käimine või mingi mediteerimine näiteks või lihtsalt õues jalutamine on palju parem enne magaminekut kui näiteks telefonis olemine. Neljandaks, võib-olla peaks tegema meie magamiskeskkonna külmemaks või siis meie enda kehatemperatuuri külmemaks. Esiteks siis külmem keskkond. Soovitakse magada umbes 16–19 kraadises toas, no võib-olla ka maksimum 20 kraadises toas, sest et nagu ma ennem rääkisin, siis magama jäädes meie kehatemperatuur langeb ja siis temperatuuri alanemine ka meie ümber signaliseerib meie öö- ja päeva rütmile, et on aeg minna magama. Samamoodi töötab ka siis meie enda kehatemperatuuri alandamine näiteks kuuma dušiga, et kui me oleme kuumas, siis meie keha tegelikult üritab temperatuuri madalaks võtta ja siis me tuleme dušilt välja, lähme voodisse ja meie keha on ikka veel sellises jahutusmoodis ja meie kehatemperatuur on siis veidi madalam ja see samamoodi signaliseerib seda, et aeg on minna magama. Viiendaks, ma ei soovitaks teil juua tavalist kohvi. Ja kohviga on üldse väga palju imelikke asju, et põhimõtteliselt blokeerib neid retseptoreid, mis saavad infot adenosiinilt, on ju. Ehk siis me ei tunne seda unevõlga ja kui me oleme näiteks liiga vähe maganud ja meil on ikka veel kehas päris palju adenosiini, siis kohv nagu blokeerib seda, aga päriselt ei tee meid energilisemaks, vaid jätab selle mulje meile. Nii et umbes 4–6 tunni pärast me juba tunneme end uuesti väsinuna ja enam ei ole nii head tunnet. Kohv on väga sõltuvust tekitav ja ta jääb meie kehasse väga-väga kauaks. Nimelt ei ole soovitatav juua vähemalt 7 tundi enne magama jäämist kohvi, sest et see hoiab sind üleval ja sõltub inimestest, kui kiire ainevahetus neil inimestel on, aga kui sa oled vähem maganud, siis sul on ka aeglasem ainevahetus, ehk siis see kohv jääb kauemaks su kehasse ja sa ei saa magama jääda, sest et adenosiin lihtsalt ei jõua retseptoritesse. Ja isegi siis, kui sa jääd magama, siis su uni on tegelikult nõrgem. See kohv ikkagi võitleb seal sees ja ei lase sul normaalselt töötada. Aga tõesti, kui sul ei olnud aega magada ja sul on midagi väga tähtsat vaja teha, joo kohvi, aga ära joo siis seda 7 tundi enne magama jäämist, ehk siis jäta kohv pigem selliseks hommikuseks tegevuseks. Kuid kohv ei ole tegelikult süüdi, vaid on ka kofeiin, mis on ka mustas tees, rohelises tees, šokolaadides, energiajookides, näiteks tegelikult must šokolaad ja piimašokolaad on ka asjad, mida ei tohiks tegelikult süüa peale lõunat, sest et sul ei pruugi und tulla. Ja samas, kui me rääkisime ennem, me räägime ka pärast, et lõunauni on väga tähtis, siis võib-olla ei tohiks ka kohvi juua tegelikult hommikul, sest siis sul on raske magada lõunahund näiteks 5 tunni pärast. Ehk siis kohv on kahtlane asi. 6. võiks kasutada voodit ainult magamiseks. Kui me kasutame voodit ainult magamiseks, siis voodisse minek juba signaliseerib ajule, et on aeg magama minna. Aga kui me vedeleme kogu aeg voodis, mis üldiselt ei ole hea meile, siis ajul ei teki seda erinevust ja ta ei jää magama. Saad aru? Ma olen seda videot teinud nagu 1,5 tundi rääkinud. Silmad vajuvad kinni. Ma peaks lõunavad magama. Igatahes 7. Sa võid võtta melatoniini. Väikestes kogustes melatoniini võtmine õhtul ei ole kahjulik ja see põhimõtteliselt ka signaliseerib su ajule, et oleks vaja toota rohkem melatoniini. Ja tegelikult otseselt melatoniin ei pane sind magama, vaid ta jällegi signaliseerib seda edasi. Nii et see on üsna ohutu ja melatoniin aitab ka mingi vananemise vastu. Ja mina näiteks iga õhtu joon oma ühe sõbranna firma kohvi,
ja ma just rääkisin, et kohvi on halb, aga see on nagu ilma kofeiinita kohv, mida mina joon, et kus on ka melatoniini sees, erinevaid kasulikeid aineid, et see on tõeliselt geniaalne stuff, siin on mingi pilt sellest ja värki, et mulle aitab seda hästi magama jääda ja mõnes mõttes nagu näiteks kui ma joon kell 9 seda kohvi, siis ma olen juba mingi poole tunni pärast aega väsinud ja ma ei suuda enam näiteks arvutis olla ja siis ma lähen magama, ehk siis ma sunnin iseennast varem magama minema ja nii-öelda tervislikum olema. Ja tead, neil on üldse tegelikult väga lahedaid tooteid, et neil on ka tavalisi kohvisi, et mis on nii-öelda selliste superfoodidega, mis on su kehale nagu tervislikud ja aitavad erinevaid asju. Ja see on päris lahe firma, et võib-olla ma lõpus jõuan sellest veidi rohkem rääkida, et ma olen täiega suur fänn neile, et see ei ole mingi sponsoreeritud ega midagi. Mingi nende toodetele leiab kuskilt descriptionist, võib-olla tuleb mingi sooduskood ka siia, äkki keegi andke mulle. No võt, melatoniini võib võtta, et sellel võib ka teistest asjadest võtta, ei pea jooma ilma kofeiinita kohvi, selleks võib ka lihtsalt võtta mingi melatoniini lisandeid, kui teil on probleeme sellega. Et melatoniini võtmine on parem kui teiste unerohtude võtmine, sest et jällegi see on ohutu. 9. ma mõtlesin rääkida veidi sellest, et miks meil tekib nii-öelda jetlag, ehk siis kui me lendame teise riiki, miks me ei suuda kohaneda nende ajatsoonidega. Põhimõtteliselt näiteks kui me lendaksime Ameerikasse, mis on mingi 8-tunnine ajavahe, veidi rohkem isegi, siis meie nii-öelda öö ja päeva rütm suudab muutuda ainult umbes 1 tunni võrra päevas. Ehk siis tal võtaks aega üle nädala tegelikult, et Ameerikaga kohaneda ja see tekitab väga-väga palju probleeme meie magamises. Et jah, et päris huvitav, et ta ei suuda nagu koheselt teha restarti selle päikse ja öö järgi, vaid ta ikkagi on kinni oma vanades tsüklites ja tasapisi muutub, mis on väga halb inimestele, kes on näiteks piloodid või reisivad väga palju. Et on tõesti tehtud uuringuid, kus stewardessidel ja pikamaa lendudega seotud inimestel on halvem tervis selle tõttu, et nad ei suuda nii hästi magada. See on selline väike tipp näiteks 9. et kui ei tule und mingi 15 minutiga, mine jaluta ringi, ära ava oma telefoni, ära üldse too oma telefoni mingi magamistuppa, aga põhimõtteliselt jaluta ringi, lihtsalt joo vett natuke, vaata aknast välja, et natuke uuesti liigutamine aitab ja ära mõtle selle, et ma pean nüüd magama jääma ja kui halb on see, et nüüd ma ei maga ja ära loe mingi unetunde, vaid lihtsalt naudi voodis lebamist ja siis ka uni tuleb tegelikult kergemini. Ja 10. uuringud näitavad inimesed, kes tegelevad mediteerimisega, siis nad jäävad kiiremini ja kergemini magama ja on üleüldiselt rahulikumad inimesed. Meditatsioonil on nii palju kasulikke asju, aga peamiselt miks see unega aitab on see, et mediteerides me harjutame mitte mõtlema ja tihti miks me ei jää magama on see, et meil on väga palju mõtteid peas. Nii et sealt tuleb see siduvus, nii et jah, proovige ka mediteerimist. Need olid siis sellised 10 erinevat soovitust siis, kuidas jääda kergemini magama ja nüüd ma jagaksin veel mõned soovitused, need on vist mingi 4 tükki, mis siis lihtsalt üleüldiselt, et teil oleks parem une kvaliteet. Esiteks uuesti kofeiin, et isegi kui me oleme magama jäänud, siis ta ikkagi mõjub meie kehale ja ta vähendab une kvaliteeti. Teiseks alkohol. Nagu natuke juues on päris kerge tegelikult magama jääda, et uni tuleb väga kergesti alkoholi tarvitades, aga meie une kvaliteet on väga-väga halb. Nimelt meie keha peab nii-öelda võitlema magamise all alkoholiga, eriti kui sul tuleb see faas, kus on nii-öelda pohmakas, kus siis keha vabaneb alkoholist, siis meie une kvaliteet on tegelikult väga-väga nõrk, nii et kindlasti tohiks juua alkoholi ja selle mõttega, et nüüd ma jään kergesti magama, vaid mul tuleb parem uni ja üldiselt alkoholi joomine on ebatervislik. 3. äratuskellad ei ole väga hea idee, sest et esiteks need ajavad väga äkitselt sind üles ja tegelikult me peaksime ärkama naturaalselt üles, sest et siis me ärkame õigel hetkel üles ja õiges unefaasis. Ja ka see, kui me vajutame väga kaua snooze nuppu, siis see uni, mis me nende kahe vahel saame, on tegelikult väga ebakvaliteetne ja meil oleks juba mõttekam lihtsalt üles ärgata. Kuigi see uni on väga hea tundega, see mingi 5-minutiline uni nende kahe äratuse vahel on hea tundega, aga väga mõttetu, lihtsalt ärgake kohe juba ülesse või siis pange hiljemaks äratus. Kuid selleks on ka juba uuemaid äratuskellasid, mis näiteks
tõstavad toa valgust või tõstavad ruloosid üles ärkamise ajal, ehk siis me ärkaksime üles selle peale, et õues on valgeks läinud, kus siis meie keha ärkab rahulikumalt ja aeglasemalt üles. Neljandaks on asendid. Soovitatakse magada tegelikult külje peal, selline magades me norskame rohkem, mis on häiriv teistele inimestele ja võib ka meid ennast ise üles ajada, ehk siis meie uni on jällegi ebakvaliteetsem. Nii et magage külili. Selle kohta on üks väga lahe kanal, mis on teinud väga huvitav video selle kohta, et te võite seda vaadata. Aga tavaliselt aitab külile magada ilma padjata magamine ja üldse võib-olla peaks magama veidi kõvematel pindadel ja meie voodid on päris kahtlased. Kuid ma ei tea sellest liiga palju, soovitan vaadata seda videot, mis ma lisan alla või kuhugi see ülesse. Ja need olid siis paar soovitust, mis aitavad teha meie und kvaliteetsemaks. Kokkuvõttes me ei saa oma und tagasi, nii et sa pead magama praegu, mitte nädalavahetusel. Selle kohta on ka erinevad uuringuid tehtud, et me ei saa oma unevõlga tegelikult nagu täis magada nädalavahetusel, isegi kui me magaksime terve nädalavahetuse, et see kahju on juba tehtud meile. Nii et palun magage. Kas või tehke enda peal testi. Magage 1 nädal terve aeg 9 tundi ja kirjutage üles, kuidas te tunnete end. Ja siis magage 1 nädal mingi 6 tundi iga päev ja te näete, kui suur vahe seal tegelikult on. Ja kui teil on tunne, et teil pole aega magamiseks, siis ausalt, see on ainus asi, milleks meil on aega. Uni on üks kõige tähtsamaid funktsioone ja me rohkem magades oleme efektiivsemad, ehk siis me tegelikult, see on mõttekam magada rohkem, sest et puhanuna me suudame asju teha kiiremini ära. Me oleme targemad, me saame elus palju paremini hakkama ja kui sa ei maga, sa lihtsalt rikud oma tulevikku ära ja sa rikud ka hetke naudingu ära tegelikult väsinuna olles. Nii et uni on üks parimaid asju, mis aitab sul saada elus edukaks. Üks hästi lahe asi, mis ma olen avastanud, on lõunauned. See on tõeliselt kasulik ja imeline asi. Esiteks see on mõnus, see leevendab stressi, mis koolist tuli kõik mingi sotsiaalsete tegevustega ja see aitab ka pähe jätta asju, mis me koolis õppisime. Ja ega ilma asjata Vahemere riikides siestasi ei peeta. Ja selle kohta on ka päris huvitavaid uuringuid, mis on ka mõnes mõttes kurvad, et kui nii-öelda Kesk-Euroopa töö nii-öelda eetikad, ehk siis kus töötad kella mingi 6 õhtul, tulid näiteks Itaaliasse küladesse, siis need külad, kes lõpetasid siestade pidamise, nendel inimestel oli rohkem terviseprobleeme ja need inimesed, kes elavad nii-öelda vabamat, lõdvestunumat elu ja peavad siestasiks, magavad lõunaund ja ei tööta lõunal, nad olid tervemad ja elasid kauem ja olid ka vist õnnelikumad. Need magage lõunaund, see on täiega vinge asi. Üks fun fact veel, sest et ma ei taha seda videot ära lõpeta, mulle nii meeldib uneteema, on see, et me väga tugevalt alahindame oma unepuudust, ehk siis me tegelikult ei saa aru oma unepuudusest. Sellel on jällegi paar uuringut tehtud, mis mul võisin, et tõesti, me arvame, et meiega on kõik korras, aga tegelikult me oleme lihtsalt ära harjunud väsinud olemisega. Nii et sa ei saa aru ja ma ei saa aru, kui väsinud me tegelikult oleme ja kui palju me magama peaksime. Nii et palun maga rohkem. Ja elu peab olema rohkem stressivabam ja nauditavam ja magamine on üks asi nendest. Ärge võtke oma telefone voodisse kaasa ja tõesti, te olete nii palju edukamad, saate väga palju paremini elus hakkama, kui te magate piisavalt. Kui te arvate, et sel videol on väärtus, siis pange like, jagage seda õpetajatele, jagage seda koolis või rääkige sellest oma vanematele, sest et ma arvan, see on üks kõige tähtsamaid teemasid, mida igaüks meist peab teadma, et saada elus paremini hakkama. Näeme mõnes järgmises videos. Tšauki!